täna siis kulla otsimine ei toimu siin aias, aga eelmine aasta pooljuhuslikult avastasin sellise asja, et kuna ma ostsin mikri hip-hop festivali jaoks, et filmida siis live esitust ja välise salvestaja ja siis ma ühendasin need järgi kodus ja hakkas tohutu surin pihta ja ma mõtlesin, et mikrofon on katki, laenasin sõbralt siis mikrofoni ja tema mikrofon urises samamoodi ja lõpuks jäin siis asjale jälile ja probleem oli siin. Näete, siin on robot niiduki kaabel ja kui ma panen see mikri siia lähedale, läheb urin hästi hulluks, nii et kui ma välja lülitasin selle vooluahela, siis kadus ära surin ja kõik jäi vaikseks ja mikrofon töötas ideaalselt, väline salvestaja samuti. Aga miks ma täna siin aias uuesti sellega on see, et ma võtan muruõhutaja, hakkan muru täna õhutama, seda näitan veidikene hiljem ja mul on vaja kindlaks teha, kus jookseb keskkaabel. See kaabel jookseb siit aia äärest, jookseb umbes 20 centimeetrit, siit ta jookseb terrassi alt, aga keskkaabel, mida pidi niiduk koju tuleb, siis jookseb siit keset seda aeda ja kuna muruõhutaja lõiketerad võtavad kuni 4 sendi sügavuselt, ilmselgelt, kui sa sellega üle paned, on see kaabel pilbasteks ja seda ei lappi enam mitte keegi ära ja sellega on ainus võimalus üles otsida see kaabel, et kui siit niimoodi tulla, siin on kogu aeg urin sees, hästi väike surin ja sisuliselt, kui ma jõuan kaabli koha peale, siis läheb see urin hästi tugevaks. Nii, ma ütlen kohe, kus kohast ta jookseb. Siin selle koha peal on keskkaabel. Siin ei ole. Siin on ülitugev, siit jookseb kaabel edasi. Ühesõnaga, on võimalus, et sa ostad selle niidukkaabli seadme, aga kui sul on vedele peas niisugune vana maik, see on nüüd see originaalist trummi mikrofon SM57 ja töötab ideaalselt selles mõttes, et ma ei tea, kas väline salvestaja või mingi asi, millega et sa saad selle soundi kõrvaklappi, nii et see urin on nii rets, et see sisuliselt ma arvan, kui seda mingi 5 mintsa niimoodi hoida, siis hakkaks katus sõitma. Vot, mina igal juhul jään siia aeda nüüd askeldama ja sisuliselt kaablit otsima ja kui tuleb see siis renditud seade, millega saab siis muru õhutada, et siis ma näitan, mismoodi see muru õhutamine ka välja näeb. Ma olen nüüd 20 minutit siin toimetanud ja pannud siis pisikesed valged lipukesed siia, kust kohast see kaabel umbes jookseb. Minu arust kõige parem meetod on niimoodi, et sa lükkad selle mikrofoni kõikuma. Ja see koht, kus see täpselt on, seal tekib võnge nagu. Siuke jõnks nagu. Siit jookseb selle koha pealt siit täpselt. Ja siit nagu lähe ka, siis see lipurivi läheb. Ja ma panin muidu ta oli mul murusambla all, aga kuna ma panin siia muru juurde, eelmine aasta istutasin uuesti, siis oli see häda, et ma panin nende plastmasklambritega ja kuskilt siit ta jooksma peaks, et ma selle teekonna siit läbi käin igaks juhuks ühe korra veel, nii et ei viitsi küll uuesti seda kaablit panema hakata, et kui ta peaks puru minema, aga ma loodan, et ei lähe. Sest mulle tundub, et ma olen selle teekonna tal päris hästi suutnud ära jäädustada siit. Siin on nüüd veidikene segadus mul selle koha peal siin, kuna siin on see robotniidukil toimub siit pööre, siit läheb terve ja siit kuidagi ta peaks nüüd pöörama ja jõudma siia oma pessa. Ehk siis selle ala ma pean veel ära kontrollima. Vot, aga selline see leiutis on, et vot, ja nüüd ei ole midagi muud, kui ootan, kuna jõuab siis õhutaja ja 2 aastat ma jätsin vahele, aga enne seda, kui ma mäletan, õhutasin, siis 1000 ruudu peale tuli 18 kärutäit seda sambla sodi, nii et eks näha, palju seekord tuleb. Vilualades on siis siukene sammal tekkinud mul siin 2-3 aastaga ja see õhutaja võtab niimoodi
päris korralikult selle jama siit ära ja siinpool on siis nüüd juba näha, milline see tulemus on. Selliseid kuhjasid tuleb hästi palju, kogujaga ei ole midagi teha. Koguja tõmbab siin 1-2 minutiga täis ja siuke ta jääb. Tuleb ilmselt veel korra üle ka käia. Praegu hetkel vaatan, niiduki tuli seal põleb ilusti veel roheliselt, et ei ole see juhtkaabel puru läinud. Ja siit see pinnas jääb siis selline ära kraasitud. Ja muruniidukiga ilmselt käin ka veel korra ära ja siis panen alles selle roboti peale. Nii et tööd siin on oma jagu. Tund aega läks siis kokku 1000 ruutu. Siia tuleb ilmselt muruseemet panna veel. Ja siin on näha kohe, et ikka päris korralikult on seda vana muru ja sammalt üles tõmmanud, et 100% vaja veel niidukiga kõige madalamalt ära võtta, ennem kui robot peale saab panna. Ja nagu näha, siis see tuli ka põleb seal robotniiduki oma, nii et see kaabel jäi ka terveks, nii et seekord läks õnneks kaabel puru läinud. 7,5 kärutäit siis tuli kokku seda sodi siit aiast ja nüüd on siis siuke asi, et muruniiduk läheb siis astmele number 3 ja siis tuleb ära võtta see viimane sodi, mida kõike siit kätte ei saanud ning siuksed asjad siis tuleb nagu lõigata võimalikult lühikeseks, et saaks siis muru tulla korralikult üles, siukene tund-poolteist veel tööd. 5,5 tundi läks siis kokku kogu selle muruplatsi tegemine. Siuke ta jäi. Nüüd tuleb ilmselt oodata, kuna ta siis muru üles tuleb, võib-olla veidikene muruseemet ka juurde panna. Hetkel tundub, et siin mingid murulibled nagu on. Ja see viimane läbu oli siukene mullaga segamini, siukene sodi. Ja kui seda nagu ära jõhuta, siis ilmselgelt on sellel murul raskem tulla. Ilmselt tuleb siis see õhutaja järgmine aasta ise osta, nii et võib-olla kamba peale siis saab seda siis sõpradega jagada, et ma arvan, et nii on kõige mõttekam, kui maksta renti mingisugust. Ma vaatasin ramirendis ja igal pool teistes rentimiskohtades on see hind on nii laes, et seda ei kannata nagu enam rentidagi. Lihtsam on ise osta see õhutaja. Aga jah, selline see tööpäev täna sai ja nüüd polegi midagi muud, asjad kokku ja eks siis vaatab, mis homme teeb ja toimetab, nii et tšau!